on käes 16. mai, täna laupäev ja käes on siis suur poolmaratoni nädalavahetus, kus ma ei jookse, aga tulime ikkagi Riiga ja tükk aega näitas, et tuleb nagu mingi mega ilus ja soe ja päikseline nädalavahetus ja siis tunduski siuke tore mõte lihtsalt natuke siin linnas ringi käia ja pühapäeval seda jooksu natuke vaadata. Aga ma ei tea, et tänane ilmateate järgi näitab täiesti pilvist, kuigi praegu päike paistab. Täiega loodan, et see ka niimoodi jääb, sest meil on siuke väga go with the flow plaan täna, et ma tahaks kindlasti seal ilusas pargis jalutada. Aga jah, ülejäänud asjad nagu suht vaatame jooksval, sest ega mingit kindlat päevaplaani ei teinud selle Riia jaoks. Me jõudsime eile alles mingi kell 11 õhtul peaaegu siia, et jah, saime tunduvalt hiljem starditud, kui ma esialgu mõtlesin. Aga ma ei tea, minu meelest see sõit siia läks isegi päris ruttu, et tavaliselt ikka see Riia ots on nagu suht siuke pikk autosõit. Et ma ei tea, mulle eile tundus kuidagi, et see läks nii kiiresti, sest ilm oli ka väga ilus ja selline päike loojus ja siuke tore natuke suvetunne oli juba. Aga jah, siis me jõudsime päris hilja siia. Siin hotellis oli nagu mingi räigelt rahvast. Ja ma ei tea nagu, kas ma tegin väga halba mingit otsingut, aga see tuba, kus ma olen, on nagu väga vana. Ma arvan, et siit taustalt juba saab aru ka, et see ei ole nagu mingi kaasaegne või siuke uuendatud tuba. See hotell ise on nagu, ongi niimoodi, et fuajee ja kõik see on nagu väga kaasaegseks tehtud ja siin vist on mingid uuemad toad ka. Aga ma ei tea, ma bookisin nagu suurema toa, lihtsalt ma mõtlesingi, et tahaks, et oleks ruumi, et kui siin 2 päeva olla, et ei ole ainult voodi ja telekas. Ja mingi pildi peal oli see suurem tuba ka nagu kaasaegne. Aga ma ei tea, kuna me jõudsime nii hilja selle check-in'i teha, siis ilmselt ega siin mingit valikut polnud ka, siis ma vaatasin, et eile näitas, et see hotell on välja müüdud. Et jah, nagu võib-olla kui ma oleks täpselt 3 check-in'i teinud, et äkki siis oleks veits paremini läinud, aga seda ei tea. Nii et see on veits kurb, sellepärast et ma ei hakka isegi ütlema, kui palju see hotell nagu maksis ja ma arvan, et kindlasti mõjutab ka see, et ikkagi see suur maratoni nädalavahetus on, et inimesi on palju või nagu palju turiste on ka linnas, et siis ongi hinnad kallimad, aga jah, vähemalt me oleme väga kesklinnas, et kohe selle ooperimaja ja pargi kõrval, et saame siit mõnusasti jalutada ja ma ei tea, vaatame siis mis sellest väiksest reisist välja tuleb. Käisime juba hommikust söömas, ikka mega palju rahvast. Oli aru saada, et see hotell on täis, et siin on nagu 24 korrust on selles hotellis, kes on välja müüdud, nii et ma ei kujuta ette, kui palju neid inimesi siin nagu on. Väga crazy, aga ma hakkan tegelikult meiki tegema ja ma ei tea nagu, miks ma selline olen viimasel ajal, et isegi kui mul on nii kaua ette teada mingid asjad, siis ma ei suuda nagu varem asju planeerida ja mõelda ja nagu ma oleks võinud ammu oma riided ja kõik asjad välja mõelda. Aga ma ei teinud seda. Ehk siis ma eile reaalselt see pakkimine läks niimoodi, et Marko jõudis koju ja siis ta oli nagu nii kiiresti valmis ja mul polnud ühtegi asja koos. Nii et ma lihtsalt täiesti suvalised riided võtsin kaasa ja lihtsalt ma ei tea, nagu ma teen endale lihtsalt kõik need asjad palju hullemaks sellega, et ma ei võta ennast varem kokku ja ei tegele asjadega. Ja siis ma jätsin maha kõik kõrvarõngad, sõrmused, näopesuvahendi, kuiv šampooni, mis ma spetsiaalselt ostsin alles. Ja ma ei tea, riietest ma ka võtsin mingi 2 sellist täpselt samasuguse nagu stiiliga bluusi, teksad, mis on täiesti nagu ümber ja kitsad ja ebamugavad, mustad püksid ja põhimõtteliselt rohkem ma võtnudki ühe pusa nagu
täiesti random. Aga me ei lase ennast sellel heidutada. Ja nagu reaalselt, kui tuleks see suvine ilm ja see, mida ma praegu aknast näen, püsiks terve päev, siis ma nagu juba see teeks kogu selle olemise palju mõnusamaks ja nagu väärt seda siia sõitmist, sest nagu ei taha lihtsalt mingit vihma hakkaks sadama, sest siis ma ei viitsi mitte midagi teha. Ja nagu jah, muidugi saab ka vihmase ilmaga turisti mängida, aga lihtsalt see ei tea, kuidagi kui sa oled kodule nagu nii lähedal, siis ei ole nagu üldse siukest tunnet, et ma oleks kuskil välismaal. Mis veel selle hotellitoaga on, nagu ma olin väga ääre peal eile õhtul, et minna sinna receptionisse uut tuba küsima, sest siin on, ma ei saanudki aru, kas see on selle hotelli küljes või kuskil lihtsalt siin väga lähedal ööklubi. Ja ma isegi ei tulnud sellise asja peale, nagu kuna me ise ei ole mingid bioinimesed, siis et reede õhtu tähendab mingit klubi ja mingit pidu ja mingit ma ei tea mida. Et kui sa ööbid linna mingi kõige keskmises hotellis, siis võib-olla peaks arvestama sellega. Aga jaa, nagu kuuleme oma tuppa ülihästi seda muusikat ja terve see oligi terve see aeg, kui me siin nagu siis olime enne magaminekut, siis see muusika nagu kostus ja lihtsalt see tümps ja kõik see, et ma mõtlesin, et ma ei saagi magada. Ja et ma väga imestasin, et ma magasin nii hästi, et ma ärganud isegi kordagi öösel üles, mida ma tavaliselt kogu aeg teen. Et ma ei tea, kas ma olin nii väsinud või mis, aga õnneks see nagu und ei seganud, et muidu oleks nagu väga pekkis olnud. Aga lihtsalt nagu ülirandom asi ja ma lihtsalt mitte kuskilt ei lugenud sellist asja välja, kui ma nagu vaatasin neid hotelle, et ma ei tea, kas inimesed on nagu nii leplikud, et keegi pole seda maininud või nagu tõesti see tundus lihtsalt täiesti ebanormaalne, et sa kuuled nii hästi mingit tümpsu, kui sa oled nagu hotellis mingis jumala nagu kallis toas, et ma ei tea. Sellega nagu väga hästi ei läinud. Kõht on täis, päike paistab praegu ja pärast valmis. Ei ole väga head vlogimistööd teinud, aga nii palju rahvast on nagu oli õues, noh, mis on ilmselge, aga kuidagi rahvas ja muusika ja kõik see ei soosinud seda vlogimist väga. Aga väga mõnus, et me saime korraks mingit nagu reaalset suvetunnet tunda, sest nii soe oli õues päikse käes, aga mingi hetk läks nagu päike ära, nüüd ongi tükk aega pilvine olnud ja pigem siuke vihmane. Aga käisime lõunal ja nüüd tulime tuppa, vaatasin riided ära, sest mul olid enne lihtsalt nii ebamugavad riided selles ja me lähme loomaaeda, et vaadata kaelkirjakuid. Tund aega siin vist ringi kõndinud. Põhiline asi, kusjuures sebrat ma ei näinudki veel ju. Aga jah, see koerkirjak oli ikka mingi klaasi taga, mis oli veits nõme, aga ta oli nunnu või noh, naad olid nunnud. Ja ma ei tea, minu meelest täielikult suve ilm on, sest nagu siuke niiske ja täitsa hakkab palav siin, et vähemalt tõesti ilma sai küll siin nautida.
mis vlog sellest kokku tuleb, aga me lähme juba magama. Kell on, ma ei tea, 10 läbi. Ma ei tea, see päev läks nii kiiresti lõpuks, et alguses tundus, et issand, meil on terve päev ees, nii palju asju jõuab teha, aga lõpuks käisime seal loomaajas ära. Siis me läksime kohe õhtus sööma ja siis läksime siia samma hotelli üles ühte kokteili jooma ja oligi kell juba 9 läbi, nii et nüüd on aeg magama minna ja homme on siis poolmaratoni start. Väga põnev, ma loodan, et ma näen Mari-Liisi, sest sellega on alati see, et see on nagu nii lühike aeg, kus ta mööda jookseb ja kuna ta jookseb nii kiiresti ka, siis mul on nii raske nagu arvestada seda aega. Aga vaatame, kuidas läheb ja väga imelik oleks, kui ma läheks homme ise starti. Ma oleks nagu täiesti teistsuguse selle Riia kogemusega, et see oleks nii veider, ma ei tea. Ma olen praegu selles mõttes hea meel, et ma arvan, ma oleks nii närvis. Aga samas nagu täiega siuke tunne, et issa, ma tahan ikka kindlasti, et kui mu jalad paremaks saavad, siis kuskile välismaale jooksma minnes, see tundub nii äge. Igatahes oli tore, et me saime nagu täna natukene mingit reaalset suveilma tunda, sest nii soe oli see esimene päeva osa. Ja siis oligi põhimõtteliselt terve õhtu nagu vihmane olnud ja kui me nagu täiesti tuppa ära tulime, siis oli täiesti nagu paduvihm õues. Nii et ma loodan jooksjate huvides, et päris vihma ei saa, kui nad jooksevad. Aga jah, selles mõttes on nagu hea, et ei ole mingit mega palavat ilma, sest see oleks ka päris karm. Aga jah, huvitav on see, et ma ei saanudki aru, kus see maratoni expo on, et see on vist mingi omaette kohas kuskil, kuhu me ei sattunud. Aga jah, varsti lähme tuttu, nii et näeme homme. Poolmaratonipäev on käes, linn on rahvast täis, kell on tegelikult 9:30 ehk siis start oli just ära, aga mõtlesin, ma lähen mingi 10. kilomeetrile ootama, ma ei tea reaalselt nagu, kuidas inimesed teevad seda kaasaelamist, sest minu meelest see tundub nii raske nagu arvutada välja, kus olema pead, täpselt see kell ja nagu ma ei tea. Ma loodan, et ma ikkagi korraks näen Mari-Liisi. Ja väga crazy, nagu ma ei kujutaks, et ma ise täna jookseks, sest nagu kui ma eile ütlesin, ma sain olenemata sellest muusikast magada, siis tänane oli täielik 0. Nagu enne seda, kui me magama hakkasime jääma, oli täielik vaikus ja siis ma niigi magan kõrvatroppidega. Siis ma mõtlesin, kas ma kujutan endale ette, et nagu see tümps käib ja siis kui ma võtsin kõrvatroppid ära, siis ma sain aru, et okei, ma ei kujuta ette, see tümps lihtsalt algas nagu mingi kell 11. Ja reaalselt see kestis nagu hommikuni välja ja ma üritasin magada, millest ei tulnud midagi välja, siis ma lugesin vahepeal raamatut, siis kell oli mingi 2 öösel, siis ma ütlesin, ma ei suuda lihtsalt, ma ei oska enam mitte midagi teha, siis ma võtsin kõrvaklapid ja nagu panin mõlemasse kõrva klapi ja panin selle mürasummutse peale, mis aitas nagu seda tümpsu mitte kuulda, aga ma kuulasin siis muusikat, mis ka nagu, see ei ole eriti lihtne viis, kuidas magama jääda minu jaoks. Ja ma sain ainult sellil olla, sest nende klappidega ei saa nagu külje peal magada. Ehk siis jah, minu öö oli väga siuke nutune selles mõttes, et ma ei kujuta ette, kui ma oleks täna pidanud starti minema peale sellist tööd. Täielik surm. Nii et jah, hea, et täna mina seal ei ole, aga meil on asjad kohe koos ka ja siis läheme õue. Meil on vist 20 minutit jalutada sinna, kus see 10 kilomeetri punkt on, nii et peaks ilusti jõudma. Me lähme koju nüüd. Marko
kell on nüüd saanud juba 2 päeval ja me liigume kodu poole. Oleme varsti juba Eestis tegelikult. Ja nii tore oli see jooksu hommik, ma ei tea, ma kuidagi... Ma ei kujutanud üldse ette, mis emotsioone ma tunnen nagu seda vaadates, siis selle teadmisega, et ma oleks pidanud ise jooksma seda. Aga tegelikult oli väga nagu tore ja pigem jäi siuke positiivne tunne endale sisse, et tahaks nüüd veel rohkem ise ka jooksma hakata uuesti ja nagu mega kuidagi ilm oli, ma ei tea, näitas hommikul, et on 10 kraadi sooja, aga tegelikult oli päris ikkagi soe ja siis kui see poolmaratoni selles suhtes hakkas läbi saama, et Mari-Liis hakkas lõppu jõudma, siis tuli päike välja ja tõesti siuke mõnus ilm ja lihtsalt see vibe ja energia kõik seal raja ääres oli nii äge, et selles mõttes on tore, et me ikkagi läksime täna vaatama ja et sain kaasa elada ja 3 korda vist nägimegi Mari-Liis ja siis me läksime veel sinna finišisse, kui ta oli juba lõpetanud. Et väga tore, et sai nagu natukene ergutada ja lihtsalt ulme, kui palju jooksjaid oli. Nagu minu meelest see oli vist, kui ma õigesti nagu mäletan, oli ka mingi rekord tehtud, et kõige rohkem osalejaid see aasta. Aga mulle tundubki, et see jooksmine saab iga aastaga nagu aina populaarsemaks, nii et kõik need suurüritused lähevad ka populaarsemaks ja siis püstitataksegi iga aasta neid rekordeid, mis iseenesest on tore, et inimesed jooksevad. Väga tore ja positiivne kogemus oli ja siis me hakkasime kohe linnast välja sõitma, sest seal meie hotell oli täpselt selle jooksuraja juures ka, nii et me pidime päris tükk aega mingites ummikutes istuma, aga nüüd on ainult 2 tundi peaaegu veel ja lähme koju. Mul on täiega siuke tunne, et jälle oleks nagu nädalavahetus pikem olnud, sest alati kui lähed reedel kuskil ära, siis ma ei tea, minu jaoks tundub nagu, et see on pikem aeg, kui see kodus oleks olnud, aga ja vahelduseks oli tore see Riias käik, kuigi see hotelli kogemus natukene rikkus seda vibe'i, sellepärast et see nagu reede õhtul jõudes tegi tuju natuke halvaks ja see, et ma ei saanud täna seal magada, aga ütleme nii, et ilm oli hea. Eile käisime tegelikult ühes väga heas kohas mingid tegelikult õhtust siis söömas, aga seal olid need Belgia vahvlid ja siis ma võtsin mingid kanatiibu, et see oli nagu väga tore ja siis see jooksu energia ja peab ikkagi ära mainima, aga Riia selle imeilusa pargi, ma ei tea, mis selle pargi nimi on, aga iga kord, kui ma kuskil käin nagu välismaal, siis mul on siuke tunne, et mis mulle kõige rohkem meelde jäi, väga ilusad ja toredad pargid, mida meil lihtsalt ei ole. Aga sellega ma oma raporteerimise praegu lõpetan ja näeme kodus. Me oleme kodus ja ma ei tea, minu meelest läks see sõit nii kiiresti, nagu eriti kui sul on mingeid asju töödelda ja ma panin terve see aeg mingid stories'id ja asju. Nii et see mingi 4 tundi läks minu meelest ülikiiresti ja õues on nii soe, ma ei tea, tõesti siuke suvetunne on. Terrassi peal on päike ja seal on soe ja seal võiks väga vabalt praegu lebotada. Aga ma nagu natuke annab tunda, et ma ei saanud üldse öösel magada, et ma olen päris väsinud tegelikult. Ja ega ma suurt midagi täna ei tee ilmselt. Praegu käib mingi drift ka, nii et üks meist vaatab seda drifti ja ma siin vaikselt panin oma asjad juba ära ja mõtlen mingit kasulikke asju, mida teha täna, aga mitte midagi suurt ei jaksa ette võtta. Ja kuna mul on veel 2 vaba päeva, siis ma mõtlesingi, et see on fine, kui ma täna lihtsalt natuke puhkan ka. Aga ma ei tea, kas me läheme täna sauna näiteks, sest tegelikult võiks minna ja me peame mõtlema, mis me peame mõtlema, mis me süüa teeme õhtuks. Aga reaalselt ma tunnen, et mul läheb nina kinni, sest nii soe on ja
ma ei kujuta ette, kui tuleb suvi ja mingi 30 kraadi on õues, mida me siis teeme, sest siin ei ole praegu juba üldse midagi hingata ja meil on nagu mõlemal poolt maja aknad lahti, nii et gonna be fun. Sest ma lähen füsiosse varsti. Nagu ma eile ütlesin ka, siis mul on veel 2 vaba päeva, sest esialgu oligi plaan, et ma taastun oma suurest jooksmisest. Aga isegi peale seda, kui ma teadsin, et ma ei lähe jooksma, siis ma otsustasin ikkagi need vabad päevad jätta sinna alles, et vahepeal on tore lihtsalt täiesti lambist, nagu ilma ühegi plaanita. Võtan need vabad päevad ja see on tore. Ja tegelikult see ongi mu tänane suur plaan, et käia füsios ära. Issand, mingi väga imelik YouTube'i reklaam hakkas käima. Aga jah, kuna see on täpselt keset päeva või kell 12 suht, siis ega ma usun, et see päev läheb väga kiiresti. Isegi minu meelest, kui sul on mingi üks asi plaanis ja see on nagu ikkagi suht keset päeva, siis minu meelest see päev lähebki nii kiiresti, sest mida ma praegu olen teinud, ma lihtsalt sõin hommikust, tegin voodi ära, panen ennast valmis, siis lähengi juba linna ja vaatame. Loodetavasti ma jõuan midagi veel teha täna. Aga selles mõttes mingit pinget ma endale ei pane nende 2 päevaga, et peaks mingi hullult asju jõudma ära. Siis kaotaks mõtte see, et mul need vabad päevad on ja eesmärk on tunda ennast rahulikult. Ma kasutan praegu kulmude jaoks seda Nixi kulmu nagu vildikat. See on muidu väga hea, aga lihtsalt mu kulmud on praegu täiesti kohutavad. Siis need on nagu nii... Esiteks täiesti erinevad. Mulle meeldib, et see nagu... Neil polegi mingit kuju, siis ma üritan selle pliiatsiga midagi teha. Aga ma lähen see nädal püsikulmudesse, nii et väga-väga scary nagu selles mõttes, et see on nii ikkagi suur protsess. Ma lihtsalt loodan, et kui ta vaatab mu kulme, siis ta ei ütle, et kuule, siin ei anna midagi teha, sest mul ei ole üldse nagu kulmukarvasid väga. Aga selleks ju püsikulmud ongi, et see annaks sulle mulje justkui väga ilusatest ja täidlastest kulmudest, mida mul loomulikult ei ole mitte kunagi olnud. Ja lihtsalt tõesti see kulmude tegemine, et nagu kui ma oma kulme ei värvi ja olengi ilma meigita, siis ma tunnen ennast lihtsalt jubedasti, sest neid kulme ei eksisteeri. Nii et vaatame, võib-olla järgmises vlogis ma olen uute kulmudega ja loodetavasti ma olen väga rahul. Aga praegu on veel vara midagi öelda. Igatahes ma panen ennast siin valmis. Ei tea, mis ilm täna on, sest eile oli nagu tõesti väga soe. Ja ma ei tea, kuna ma enamasti olen autos ka, siis aga vist saab suht õhuk sealt riidesse panna, mis on nii uskumatu ja harjumatu, aga samas mega äge. Ma olen nii oodanud seda aega, et ei peaks ennast nagu sisse mässima ja väga naudin seda sooja kevadel. Fysio juures käidud. Ma nagu mõtlesin küll alguses, et nii tore, ma olen siin üksinda linnas, käin mingid poodides ja värki, aga ma ei tea, mul on
kuidagi tekkinud täielikult see, et eriti kui mul on siuke vaba päev ja ma olen linnas, siis ma tahan nagu ikkagi suht kiiresti siit ära minna, et nagu poodides ka ma näiteks ei suuda enam üldse käia riidepoodides asju proovimas, sest mulle tundub, et see on nagu kõige mõttetum aja raiskamine. Et palju lihtsam on netis tellida ja siis kodus proovida. Et jah, ma siis käisin korraks A&M Home'is ja ostsin 2 asja, ma kodus näitan, aga nagu natuke ei kripeldama üks alus, mida ma tahan sinna soola ja püpratopsi alla ühte nagu mingit alust ja kinda see oleks sobinud, aga see oli 50 € ja ma ei olnud nagu nii 100% kindel, et see sobib, siis ma ei julgenud osta, nii et ma kodus natuke vaatan, kas see mängiks välja. Aga ma võtsin jääkohvi ja lähen nüüd koju tagasi. Väga positiivne füsio juures käik oli. Kui mul vahepeal oli selline tunne, et midagi pole paremaks läinud, siis praegu oli nagu täiesti 200 kraadi, nagu sain teha ilusti hüppeid, polnud valu, ta katsus neid sääri, polnud valu ja nagu täiesti siuke positiivne, et äkki juuni lõpus saame proovida jooksmist, mis on nagu mega tore. Kui ma ise olen selles nagu rutiinis, siis ma ei pane üldse tähele ja pigem tundub, et issa ma ei saagi mitte kunagi joosta, aga see, et ta nagu professionaal vaatab ja ütleb, et okei, siin on mingi areng olnud, siis see on nagu mega positiivne. Aga kohe on see, ma ei tea, mälukaart jälle täis, nii et ma räägin teiega kodus. Kell on 4:30 õhtul ja alles nüüd jõudsingi koju. Ma käisin Johandra juures, jutustasime nagu ikka vajalik catch-up, sest ta käis kontsertil ja siis minireisil ja ma olin oma minireisil ja oli vajalik catch-upida ja väga mõnus oli. Ja ma käisin ka tegelikult, ma ei tea, ma armastan seda nagu väikelinna elu või seda, et mul on siin kodukandis nagu nii palju poode olemas ja ma vahepeal tunnengi, et mulle meeldib see nii-öelda väikelinna elu, kus sul on kõik poed ja valikud olemas, rohkem kui see suur linn, kus sa lähed kaubanduskeskusesse ja sul läheb mitu tundi aega, et mingid asju osta. Ja ma otsustasin, et ma lähen siin seisse, sellepärast, et ma tahtsin tegelikult mingeid organiseerimisasju vaadata, sest ma tunnen, et nagu mingid asjad siin kodus on nagu väga hästi organiseeritud ja mingid need köögikapid ja asjad on väga nagu korras, aga noh, see kõik ei ole kindlasti lõplik ja kõik ei olegi nagu, ma ei tea, kõik sahtlid ei ole ilusti korras ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma tahaks nagu natuke rohkem organiseeritust siia koju, sest ma tunnen, et me oleme nii kaua siin nagu elanud, aga mingid asjad on nii-öelda ikka tegemata ja üldse tegi selline tunne, et tahaks lihtsalt natukene paremini asju sättida ja siis ma mõtlesin, et kuna mul nendega see koostöö oli ja siis sealt ma sain päris palju mingeid häid organiseerimisasju, siis ma lähen vaatan, et äkki ma leian midagi head ja midagi ma leidsin. Also ma tein oma apteegipaki ära, nagu see on minu ainukesed 2 esmaspäeva tellimust olid mõlemad e-apteegid. Kas ma olen vanaks jäänud või ma olen vanaks jäänud, aga need on ainukesed kohad, kus ma midagi üldse ostsin ja siin on mul mingid väga random asjad. Aga ma ostsin siin seist ka sellise kotikese, sest Markol on 6 aja pärast sünnipäev ja see tundus nii lahe kott. Et tihti on see, et kui sa lähed sellel päeval ostma, kui sul on vaja seda asja, siis sa ei leia mingeid ägedaid asju. Aga see, et mul on nüüd olemas vähemalt kott, kuhu panna midagi, ma veel ei tea mida, siis ma olen one step ahead. Aga mis ma siis ostsin 2 sellist seda nii-öelda kangast organiseerijat, kuna meil on seal voodi all ikka väga palju ruumi, siis ma mõtlesin, et kuna nüüd jälle hooaeg vahetub, on aeg mingid talvisemad asjad sealt riidepuu pealt ära võtta, et siis jällegi saab kasutada seda voodi alust space'i, sest seal ikkagi mingid kampsunid ja siuksed asjad on. Ja noh, üldse ma olen mõelnud, et ma ei taha enam neid kaste sinna tagatubadesse, et ma pigem nagu leian viisid, kuidas need asjad ära mahutada, kas või siia köögikappidesse, sest need kastid ajavad mind närvi ja sinna koguneb tolmu ja see ei ole üldse nagu mõnus. Et siis ma ostsin kühvli ja harja, sest meil ei ole kodus kühvlit ja harja ja nagu selliste asjade puhul on minu meelest täiesti suva, et need on mingi Sinsei Home'ist. Nagu ma tean, et see on mingi,
ma ei tea, nii-öelda Hiina jura, mida ma ostan, aga no sorry, kühvli ja harja puhul tõesti mind ei huvita mingid disainer asjad. Ja täpselt samamoodi kastekann, nagu mul on täiesti suva, et see on mingi plastik, mõttetu kastekann. Ma praegu olen üldse kasutanud oma mõõdik topsikut, nii et mul on vähemalt kastekann ja selles suhtes minu meelest on täiesti ükskõik, kust kohast need asjad pärit on. Ja siis ma võtsingi 2 sellist akrüülist potsikut, sest mingid asjad siin köögikappides on nagu sassis, aga samas ma ei olnud kindel, et üks sahtel on see keskmine väljatõmmatav sahtel ja ma ei olnud kindel, kas see mahub sinna sisse, nii et ma ei julgenud väga palju asju osta. Ja siis ma ostsin veel ühe random asja, aga selline pildiraam ja ma lihtsalt olen mõelnud, et ma tahaks tegelikult, et siin köögis oleks ka natukene mingit elu rohkem ja mingeid kaunistusasju ja siis ma tegelikult olen mõelnud, et äkki panna mingi pildikene. Ja lihtsalt ma tahtsin testida, et kas see oleks üldse mingi asi, mis mulle meeldib. Et siis ostsin siukse toreda pasta sõnumiga pildi ja ma vaatan pärast, kas see meeldib mulle või mitte. Aga sellest pole kahju, kui ma seda ei kasuta. Ja siis H&M Home'ist ma ostsin 2 asja. Ma ostsin sellise pisikese vaasi, siis tegelikult ma tahaks öökapi peale mingid pisikest lille ja ma veel ei tea, võib-olla see, mis ma ikkagi sealt Botanest tellisin, võib-olla kui ma selle lühemaks lõikan, äkki ma saan nagu siis mõlemasse, nagu äkki ma saan siis mõlemale öökapile siukse väikse vaasi panna. Lihtsalt kuna need öökapid ei ole eriti suured, siis sinna ei mahu mingit suurt vaasi. Et siis see tundus nagu tore. Ja teine asi, ma ostsin sellise, mis see on, kulbialus. Sellega on küll see, et see on täpselt samasuguse mustriga nagu meie see tasapind, nii et see võib jääda sinna välja. Aga mulle tundub, et see sobib siia väga hästi. Jah, see on natuke soojemas toonis kui see hall, aga ma tunnen, et kui see siin pesitseks, siis see mind ei häiriks. Ja siia alla ma tahangi siis panna selle aluse. Lihtsalt, et kuna see sool ja pipar ajavad nagu puru siia, et siis oleks mingi üks alus ja siis saaks sellega sinna peale panna. Ja see oleks väga cute. Aga sellised said minu random kodu ostutena. Ja üldse ma tunnen kuidagi praegu jälle mingit rohkem inspiratsiooni kodus toimetamiseks. Ma ei tea, kuidagi see, et see Riia nädalavahetus sai tehtud, ma ikkagi päris pikalt ootasin seda, kuigi see olnud minu jaoks mingi nagu, ma ei pidanud seal mitte midagi tegema, siis ma ikkagi nagu mentaalselt see võttis minust võib-olla rohkem, kui ma oleks arvanud. Ja nüüd ma tunnen, et okei, mul ei ole mitte ühtegi sükest, üks reis on, mis kohe-kohe varsti tuleb, aga ma tunnen, et ma olen kuidagi rohkem valmis koduasjadega tegelema jälle. Ja jah, ma mõtlesingi, et ma siin õhtul ilmselt planeerin mingit asju, sest ma ei mäleta, kas ma näitasin selles vlogis, aga me ostsime eelmine nädalavahetus 2 sükest väga toredat kuidas ma ütlen, lillepotti. Nii et praegu on siin pesitsevad, need on nüüd vett täis muidugi, sest me jätsime need õue, aga idee on, et panna need sinna välisukse ette, kus on siis nagu aste. Sinna panna, aga ma ei tea veel, mis ma siia potidesse panen, ma tahaks selle välja mõelda. Ja siis ma ostsin ka sellise oma klassikalise suvelille, mis mulle väga meeldib, aga see on nagu ainuke, mis meil on ja ma ei tea, peaks natuke mõtlema, mida veel siia terrassile teha. Ja me planeerisime, et ilmselt kas see nädalavahetus õlitaks terrassi ära, et siis on sellega ka ühel pool ja üldse mingeid, ma ei tea, nii palju asju on tegelikult, mida me oleme tasapisi arutanud, et võiks teha. Järgmisena mõtleme ilmselt ette selle suure isikukapi, aga me ei ole jällegi nagu alustanud selle protsessiga. Et toimetamist jagub ja igav ei hakka, aga see on samas tore. Kokkamine on täies hoos. Ma teen täna siis seda Marry Me kana retsepti.
ehk siis sihuke kana koos kastmega ja kõrvale teen ahjus bataati ja porgandit. Ja ilusti juba küpsavad siin, tegelikult ma just panin ja kasutan siis seda juhendatud küpsetamist, mis siin ahjus on, mingi üle küpsetatud köögiviljad. Vaatame, kui hästi välja tuleb. Kana siin vaikselt küpseb ja siis ma tegin lõunaks tortillasid, mis on meie klassika. Aga see on esiteks hea asi, mida Marko saab tööle kaasa võtta, kuna ta ei saa toitu soojendada. Ja mulle ka meeldib see nagu lihtsus tortillade puhul ja samas see nagu sinna saab nii palju asju sisse ära peita ja see võib olla väga maitsev, toitev ja nagu toitainerikas, nii et sellega on ka muretu siis homme. Ja nüüd tuleb lihtsalt oodata, kuni kana küpseb ja köögiviljad valmis saavad. Ja siis saabki süüa. Ja ma ei tea, nii tore nagu selles suhtes, kui on aega kokata ja kui ei ole sellist nagu tööpäeva pinget peal, siis on kuidagi palju mõnusam söögi tegemine. Sest muidu on alati see, et tuled töölt, oled väsinud, tahaks lihtsalt puhata ja siis hakata mingit süüa tegema. See on nagu kõige tüütum kohustus minu meelest. Aga kui mul on aega ja mul ei ole seda pinget peal, siis on tegelikult päris tore süüa teha. Ja enne kui ma unustan, siis ma näitan teile, ma panin need lilled siia väiksesse vaasi, mis ma täna ostsin. Ja ma tegin siis sihukese häki, et ma lihtsalt lõikasin ühe selle lille, mis ma olin sealt Botanest ostnud. Tegelikult ma arvan, et ma tellisingi selle ühe lille selle mõttega, et ise lõigata nagu väikesteks juppideks, aga ma olin selle ära unustanud. Aga panin siis siia need lillekesed ja minu meelest väga hästi sobib siia, sest kuna söökapp on väike, siis siia ei saakski mingit suurt vaasi, suuri lilli panna, aga see väike lilleka annab nagu midagi juurde ja mulle väga meeldib see. Ja nüüd ma mõtlen, et kas ma peaks Marko poolele ka panema selle sama. Teda need lilled ilmselgelt ei koti, aga lihtsalt, et siis oleks nagu tasakaalus. Aga ma ei tea, kui oluline see on ja kas ma hakkan selle pärast sealt uuesti tellima. Aga vähemalt mul on süda rahul, et ma selle ühe lillega, et ma sain selle kasutusse võtta. Ja jah, selline update.